said sotsiaalmeedias tuttavaks ägeda inimesega ja tundub, et teil jutt klapib. Kihvt, mul on sulle hea meel. Minule kui politseinikule edastatakse aga neid lugusid, mis on alanud esmapilgul meeldivalt, kuid lõppenud hiljem suure varalise kahjuga. Kuidas ära tunda neid kontosid, mille eesmärk võib olla sinult raha väljapetmine? Esiteks tuleb küsida, kes sinuga ühendust võttis. Kui seda nime guugeldades jõuad välja Wikipedia leheni, kus on väga palju infot selle inimese kohta, võib eeldada, et seda kasutavad ära ka kelmid. Kui selle konto pilte guugeldades jõuad välja hoopis teistsuguse nimega kontodeni, no siis on asi ikkagi päris kahtlane. Kui nüüd edasi vesteldes inimene või see konto siis keeldub ka sinuga näiteks videokõne tegemisest, no siis on asi eriti kahtlane. Teiseks tuleb küsida, kus sinuga ühendust võeti. Kui see juhtus Tinderis, no siis see on okei, sest see on see, mida sa seal ka ootad. Kui see juhtus sinu Facebooki kirjakastis ja sulle kirjutab välismaalane, kes annab teada, et armus sinusse pelgalt sinu profiilipilti vaadates, on asi kahtlane. Mitte see, et sa ei ole seda komplimenti väärt, vaid just see on see algus, mida kasutavad kelmid inimeste poole pöördudes. Kolmandaks tuleb küsida, miks sinuga ühendust võeti. Kui Tinderi vestluse käigus keegi pakub võimalust investeerida, siis tuleks vestlusele pidurit tõmmata. Kui see sama Facebooki tuttav, kellega sa oled rääkinud juba kuu aega, pakub laenu või pakub annetust või palub edastada rahasummasid, mida sinu kontole kantakse, siis tuleks see suhtlus lõpetada. Ka siis, kui see juhtub 1 kuu või 2 kuud pärast tutvumist, sest kelmid on järjekindlad. Turvalise interneti päev on enne sõbrapäeva. See on ka märgilise tähendusega. Ehk siis veendu ennem, kellega sa suhtled ja alles siis lase tunnetel möllata.